Aamen. Nii, ilmselt võib nüüd piibli kinni panna, sest paljud on kogenud Jumala lähedust nende lauludega. Aga ma tahan, et mul ka midagi teha oleks, nii et kirik peab ikka siuke olema, et jutlustaja ka midagi teha saaks. Või ei ole või? Okei. Aga Jumala sõna on elav ja sellepärast on hea, kui me saame siin sõna sees ka korra olla. Igatahes, saame selle slaidi ka ette, selle pildi, see Jumala läheduse teema. Ranno aitab meid. Kes siit julgevad öelda, et nad tahavad, nagu tõsiselt tahavad tunda, et Jumal on neil ligidal, et kõik on korras? Jah, sõltub, kuidas inimene sellest aru saab, aga ma usun, et igaüks meist, usklik või mitte, ilmselt ikka rohkem kristlased, tahavad reaalselt kogeda, et Jumal oleks ligidal. Kuidagi kogemuslikult, tuntavalt. Aga fakt on see, et alati me ei tunne seda. Meie elukogemus näitab seda. Sest et see teema on aktuaalne. Kui Jumal kogu aeg ligidal oleks, kui me tunneksime teda nii hästi, me ei küsiks seda küsimust, et Jumal, miks sa nii kaugel oled või et miks ma nii tühi olen ja miks ma ei tunne sind, ma hüüan sind appi, sa ei vasta, kus sa oled. Ehk siis on neid hetki, kus me küsimegi, et Jumal, kus kadusid? Korras olid siin ja nüüd kadusid ära. Ja see ongi selline reaalsus, mida me kogu aeg laias laastus kogeme. Selline üles-alla minek, et korra on nagu Jumal siin tuntavalt ja ühel hetkel on ta nagu kadunud. Ja minu küsimus ongi, et miks? Et miks me just selliselt kogeme? Miks me küsime seda küsimust sellise nurga alt, et Jumal nagu korra on meil ligidal ja korra ei ole. Ja me mõtleme just seda tuntavat osa, seda kogemuslikku poolt seal. Isest see teema, see eeldabki, et Jeesust peaks nagu kuidagi kogemuslikult tundma alati. Ja ma ei saa tegelikult öelda, et ma 100% nõustuksin selle eeldusega. Sest et minu küsimus on alati see, et kuidas esitab piibel neid temaatikaid, mida siin esitatakse. Ja see teema, mu jutlus, kus ma Jumala lähedus, kuidas siis esitab piibel seda teemat? Kui ma ise selle teema peale mõtisklesin, siis ma näen, et on kaks sellist hästi suurt äärmust, kuhu langeda võib selle spektri peal. Et üks äärmus on see ülikarismaatiline äärmus, mis ütleb, et tead, et kui sa ei tunne Jumala lähedust füüsiliselt või mis iganes, siis sa pole kristlane. Või siis, et Jumalat siis kohal ei ole lihtsalt. Ja siis on see ülikonservatiivne äärmus ütleb, et pole mingit tunnetaja, täielik null, tähtis on lihtsalt see, et sa loed piiblit, kõik, punkt. Ja tead, et õpetuslikult, kuidas asjad käima peavad. Ja siis mina olen see veidrik, kes langeb sinna keskele. Sest et minu meelest piibel esitab mõlemat. Seda kogemuslikku poolt, sa ei saa eemaldada kõiki kogemusi, jätta kõik on siia mõistusesse, aga samas alati ei ole see kogemus meil reaalsuses, on neid hetki, kus me peame mõistusega tuginema. Mul meenus Tim Keller üks mõte. Kui te Timothy Kelleri raamatud loete, siis võite sealt Kolgata letist nii leida. Leho räägib teile, et tal on head raamatud. Timothy Keller oli üks hästi hea mõte, et ta ütles umbes niimoodi, et meil on vaja neid intellektuaalseid põhjuseid, et uskuda või teada, et Jumal on ligidal. Sest et tuleb neid hetki, kus me ei tunne teda. Ja kui kogu meie usk on selle peale, et kas ma tunnen või ei tunne, siis mis sa teed sellel hetkel, kui sa ei tunne Jumala lähedust? Ja sellepärast sul ongi vaja ka mõistusega tugineda Jumala peale. Ja siin asumegi siis piibli teksti juurde, mis ma leian, et esitab seda teemat päris hästi. Kui teil on piiblit, siis te võite kaasa lugeda. Pauluse kirja roomlastele peatükk 5 ja ma loen salmid 1-11. Rooma 5, 1-11. Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsuga sellele armule, milles me seisame. Ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsustest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse, aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel Jumala kartmatud olid. Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused.
seda kindlamini meid päästetakse tema kaudu viha eest, kui me tema vere läbi oleme saanud õigeks. Sest kui me juba vaenlastena saime lepituse Jumalaga tema poja surma läbi, kui palju kindlamini meid päästetakse tema elu läbi nüüd, kui me oleme juba lepitatud. Aga mitte ainult seda, vaid me kiitleme Jumalast meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle kaudu me oleme nüüd saanud lepituse. Aamen. Hea tekst. Ja ma näen, et siin tekstis Paulus seob seda mõlemat osa selle spektri äärmusesse. Kogemuslik pool ja see nõnda nimetatud intellektuaalne pool, kui me seda niimoodi nimetada, see mõistuse pool. Panite tähele salm 5. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi. Jumala armastus on välja valatud südamesse püha vaimu läbi. No tee, mis tahad, kui sa loed seda teksti, sa ei saa öelda, et see on lihtsalt mingisugune range intellektuaalne teadmine. See on mingisugune kogemus. No muidugi see annab nüüd vaielda, mida Paulus täpselt sellel mõtleb, et kas see on püha vaimuga ristimine, kas see on mingi eriline õnnistus või midagi muud. Minu seisukoht on, et see on niisugune üldine kogemus kristlaselus, mis vahel on tuntav ja teinekord ei ole nii tuntav. Sest et on neid hetki, kus me tunneme reaalselt, et nagu see Jumala armastus on meie sees. Ja on neid hetki, kus me üldse ei tunne seda. Aga siin ma usungi, et tuleb mängu salm 6. Ja mida ütleb Paulus siin? Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nendes, kes tollal veel Jumala kartmatud olid. Panite tähele? See tuleb täpselt pärast seda, kui Paulus ütleb, et armastus on valatud meie sisse püha vaimu läbi ja siis ta seob selle, mis iganes kogemuse siis, või sellise teadmise ajaloos toimunud sündmusega. Kristuse surm on reaalselt ajaloos toimunud sündmus. See ei ole mingi idee, see ei ole mingi kontseptsioon, see on ajas ja ruumis toimunud sündmus. Ja Paulus ütleb, et sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel Jumala kartmatud olid. Nii et see kõige selline kindlam nõuanne igas olukorras. Sa ei tunne Jumala lähedust, sul on raske olla. Mida tegi Jumal 2000 aastat tagasi? Sellele on natukene raske võib-olla selgust saada, et kuidas see täpsemalt toimib, aga see toimib, ma räägin omast kogemusest. Raske on, mida tegi Jumal 2000 aastat tagasi? Jeesus Kristus suri nende eest, kes olid patused. Ja sellel sõnumil on nagu mingisugune seletamatu jõud, ma ei tea, kuidas see toimub, ma ei tea, miks. Aga Paulus ütleb ka, et see sõnum kannab endas mingisugust väge. Ehk siis, kui sa oled täiesti näoga maha surutud, siis tuleta meelde, 2000 aastat tagasi Jeesus Kristus suri nende eest, kes on patused. See tähendab, et sina ka, sinu eest suri ka. Ja kui sa võtad selle teadmise omaks, kas sa tunned seda või mitte, ühel hetkel tulevad kogemused järgi, aga see on see nõnda nimetatud see lävepakk, mis viib sind sellest raskest kohast välja. Seda usun mina. Nii et Paulus seob siin salmis 5 ja salmis 6 selle kogemuse, see, et Jumala armastus on meie sisse valatud pühavaimu läbi, ja selle ajaloolise sündmus, selle teadmise, et Kristus suri reaalselt meie eest. Aga nüüd on see praktiline pool, kuidas siis praktiliselt läheneda sellel teemale. Ja ma olen siin toonud välja mõned sellised põhimõtted, mis ma olen piiblist leidnud ja mida ma olen oma elus rakendanud. No, võiks öelda, et enamus probleeme meie eludes tuleb ikkagi sellest, et me saame valesti Jumalast aru või piiblist aru. Ma olen üks neist veidrikest, kes seob seda, et kui meil on õige õpetus, see on seal konservatiivselt poolest, siis kui meil on see õige õpetus, järgime seda, siis ühel hetkel hakkavad asjad paika loksuma. Võite minuga vaielda, aga seda ma usun. Esimene mõte, mida te peaksite meelde jätma. Usk ei tähenda ilmtingimata kogemust. Pange seda sõnastust tähele. Usk ei tähenda ilmtingimata mingit kogemust. Ma ei ütle, et usk ei või kogemusi anda, aga me ei tohiks seda alati siduda kogemustega. Sest on neid hetki, kus meil ei ole kogemusi Jumalaga. Meil on 0 kogemus. Aga kas sa siis tahad öelda, et sinu usk on kehtetu? Ma ei julgeks seda väita. Usk ei tähenda ilmtingimata kogemust. Ja ma usun, et see probleem on nii adekvaatne, sest et me tahamegi just seostada usu kogemustega.
ümbritsevas maailmas on praegu see hästi aktuaalne, kui erinevad need sellised õpetused liiguvad ringi, see esoteerika, New Age, igasugused vaimsed praktikad, see annab kogemusi meile. Ja ma usun, et üks niisugune eeldus, mis meil alateadlikult sees on see, et me seostame kogemust tõega. Ehk siis, kui midagi toimib minu jaoks, see annab mulle mingisuguse tunde või feelingu, et siis see peab tõsi olema, et siis see peab tõele vastama. Ja minu küsimus on jälle siin see, et kas Piibel esitab tõde sellisel kujul? Ei esita. Inimene võib teha joogat ja see annab talle kogemusi, aga see ei tähenda, et selleks õige tee Jumalani. Inimene võib kasutada neid energiakive ja ütelda, et jah, see annab mulle õnne, aga see ei tähenda, et see tõele vastab. Kogemust ei saa alati tõega seostada. Ja sellepärast see esimene punkt, mille ma tahan, et te meelde jätaksite, ongi see, et usk ei tähenda ilmtingimata kogemust. Kogemus ei saa olla sinu usu alus. Need on sellised verstapostid, millele meil on hea tagasi vaadata, et näed, Jumal on teinud midagi. Aga sa ei saa alati rajada oma usku nendele kogemustele, mis sul olnud on. Sest et tuleb võib-olla pikk periood, kus ei saa mitte ühtegi kogemust. Ja siis peab sinu usk siin toimima. Pöörake korra Apostlite tegude raamatusse. Apostlite 2, 36-38. Ma loen sealt väikse osa. Apostlite 2, 36-38. Nii. Et Peetrus siin kuulutab siis juutidele pärast 4 pühapäeva, õigemini 4 pühapäeval. Ja ta ütleb siin niimoodi, kogu Iisraeli sugu teadku nüüd kindlasti, et Jumal on tema teinud issandaks ja messiaks, selle sama Jeesuse, kelle teie risti lõite. Ja siis on juutide reaktsioon. Seda kuuldes lõikas see neile südamesse ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mida me peame tegema, mehed-vennad? Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks. Ning siis te saate pühavaimu anni. Amen. Panite tähele? Kui me räägime jällegi sellisest Jumala lähedusest, siis ma tean, me alateadlikult mõtleme, et meil on liblikad kõhus, meil on kuidagi rahu olla, rööm on südames, mingeid probleeme nagu ei ole, kõik probleemid tunduvad nii tühised. Lihtsalt hea on olla. No me mõtleme seda, meil on lihtsalt hea olla. Kas siin tekstis oli midagi sellist kajastatud? Et Peetrus kuulutab seal juutidele ja siis need juudid mõtlevad, küll on tore. Jumal, sa oled nii ligidal. Ma kaifin sinu lähedust praegu. Ei ole, see lõikas neile südamesse. Ehk siis see tunne, mis neil oli süütunne. Ja nagu ma lugesin ka alguses Jesaja raamatust, siis Jesaja ei olnud Jumala nägemusest kuidagi eufoor. Jumal, nii äge, ma kaifin su lähedust praegu. Ta langes põlvili maha ja tundis oma patusust. Süütunne, see lõikas neile südamesse. Ja mis on siis Peetrus üleskutse? Peetrus ütles neile, hakake igaüks nüüd Jumala lähedust kogema ja kaifima tema armus. Ta ei öelnud seda. Ta ütles, parandage meelt. Esimene asi, mis ta ütles, parandage meelt. Mitte kunagi sa ei saa mööda panna Jumala tahtest, kui sa oled meeleparanduses. Ja kui te panete tähele apostlite tegude vältel neid apostlite kuulutusi, siis on kogu aeg seal rõhutatud meeleparandust. Loete Markuse evangeeliumit, mis sõnadega hakkab Jeesus kuulutama. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Paranda meelt ja usu. Ja siit saabki sellesse sujuvalt minna teise punkti. Et meeleparandus on olulisem kui vaimulikud kogemused. Siin annab võib-olla vaielda, mis see vaimulik kogemus on, et äkki meeleparandus on ka vaimulik kogemus. Aga kui ma mõtlen vaimulikku kogemus, ma mõtlen neid kogemusi, kus me kuidagi oleme täis röömu, rahu, kõik on nagu nii paigas, me kaifime seda Jumala lähedust. Inimesed tihti räägivad, ma kogesin püha vaimu, mul on nii hea olla. Ja ma ütlen, et meeleparandus on sellest olulisem. Sest et on väga lihtne võltsida sellist kogemust. Kurb, aga tõsi. Jällegi, kui ma mõtlen selle teema peale, siis selles võtmes Jumala lähedusest, mida ma just kirjeldasin, ma ei leia Piiblist selliseid tekste.
aga väga palju tekste leian ma üleskutsele meeleparandusele. Ja meeleparandus ei ole lihtsalt süü tundmine, kui te mõtlete, et aga no meeleparandus, see on ju kogemus. Jah, on küll, aga primaarselt on meeleparandus midagi, mida sa teed oma mõistusega. See on mõtlemine, metanoia, ümbermõtlemine, teistmoodi mõtlemine. Sa mõtled, mida sa valesti tegid ja mis on see õige ja sa teed teadliku otsuse, et hoiduda sellest valesti ja pöörduda selle õige poole. Kui sa oled valesti käitunud, mis sa siis istud ja ootad, et nii, ma ootan, mul tuleks nüüd see vaimulik kogemus, et Jumala lähedus tuleks kohale ja siis ma saan õigesti käituda. Ei. Paranda meelt. Nimeta patt patuks, ütle, et see on patt, see on vale, ma ei taha seda teha, Jumal, anna mulle andeks, näita mulle õiget teed. Seda tuleb kogu aeg teha. Ehk siis meeleparandus ei ole lihtsalt kahetsev tunne, see on aktiivne tegutsemine. Ja see ongi piibli üldine sõnum, väga lihtne sõnum, paranda meelt ja usu evangeeliumisse. Mitte, et tunnete hästi Jumala lähedust, kaifi tema ligiolu, koge püha vaimu täiel rinnal ja siis tulevad need meeleparandused. Ei, paranda meelt ja usu evangeeliumisse. Meeleparandus on olulisem kui vaimulikud kogemused. Ja nüüd siis see kolmas punkt, mis võib tunduda natukene vastuoluline selle eelneva kahe puhul. Usk ei ole kogemusteta. Võiks öelda, et selline tervislik usk, selline meelt parandav usk, Jumalat järgiv usk, see ühel hetkel viib kogemusteni. Olgu need suured või väiksed, aga iga kristlane siin ruumis võib tunnistada, et mul on olnud kogemusi. Jah, mõnel on rohkem, mõnel on vähem, aga terve usk viib kogemusteni. Nii et usk ei ole täielikult kogemusteta. Aga vaat siin ei tohi nüüd seda valet seost luua, et kui ma usun hästi, et siis mul kindlasti peavad kogemused ka olema. See ei tähenda seda. See tähendab, et see õige usk, see Jumalat järgiv usk, see ei ole täiesti ilma kogemusteta. Aga kogemused, taas ma rõhutan, ei saa olla kunagi sinu usu primaarne alus. Ja siin me jõuamegi ringiga tagasi Pauluse kirja. Võtame uuesti lahti Rooma 5. Rooma 5. Ja siin on see salm 5. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Ja see ei ole lihtsalt teadmine, see on kogemus. Muidugi inimesed võivad seda teisiti kirjeldada, aga see on kogemus. Minu meelest on huvitav see, et kui ma olen kuulanud inimeste tunnistusi, kes tulevad usule, inimesed tulevad erinevatest taustadest, võiks öelda, et nad natukene erinevalt kogevad neid, seda pöördumist. Aga ma näen, et nad on kõik kuidagi sarnaselt kirjeldatud. Üldjuhul inimene kirjeldab seda, et jah, mul oli patukahetsus ja ma parandasin meelt, ma palusin Jumala oma ellu ja kohe tuli niisugune vabanemine, see on üks märksõna, nagu rõhumine kadus ära, raskus kadus ära, siis tuli kuidagi selline rööm südamesse, rahu tuli, sain oma mingi seletamatu augu täis, kõik läheb sinna samma sfääri. Aga see kõige suurem muutus, mis inimese elus toimub, kui ta saab kristlaseks, on see, et temast tuleb armastus Jumala vastu. Ja mitte selline pealiskaudne tunne, vaid selline sügav hoiaku muutus. Et sinu baasväärtustesse inimesena, sinu tahte baasväärtustesse on nagu lisatud üks oluline faktor ja see on armastus Jumala vastu. Ja see muudab meie käitumist, armastus Jumala vastu. See oli ka minu kogemus, sest et ma ei saa öelda, et ma käituksin alati laitmatult. Ma olen väga palju valesti teinud, ma olen ka väsinud tihti, tüdinud. Ütlen, et ma ei tahaks kunagi enam kirikusse tulla, kopp ees nendest kristlastest. Kristlased mõistavad, mida ma räägin. Kristlastega töötamine, see ei ole 7. taevas. Aga ma olen ka patun inimene vigadega. Ja ma olen üritanud analüüsida, kui ma enda elu vaatlen. Et kui need hetked, kus ma olen põhjas omadega, mis asi see on, mis mind nagu taas püsti tõstab? Et miks ma lihtsalt alla ei anna? Miks ma ei ütle, et metsa selle usuasjaga, ma lähen parem teen muid asju, lihtsam. Miks ma lähen ikka seda kitsast teed pidi, järgin seda rasket õpetust, mis on siis piiblis, katsun olla see parem inimene, millest piibel räägib. Miks ma teen seda? Ja ainuke vastus, mille ma olen suutnud välja mõelda, on see, et ma armastan Jumalat. Mitte täiuslikult,
vigadega, täiega. Kui Jeesus küsib, et kas sa armastad mind, siis ma võin olla nagu Peetrus ütleb, et nojah, sa meeldid mulle väga. Peetrus ei vastanud, et ma armastan sind selle armastuse kõige kõrgemas vormis. Aga ma armastan Jumalat ja ma tahan teda rohkem armastada. Ja kui see on sinu baasväärtuste sees, sinu alusmotivatsiooni sees, siis ma võin garanteerida, et ühel hetkel kõik loksub paika. Aga vaat see, et sinu sees on armastus Jumala vastu, see ei ole lihtsalt teadmine, see on kogemus. See on reaalne kogemus, ühel hetkel seda polnud, ühel hetkel see oli. Ja mina usun, et see on see, millest Paulus räägib siin salmis 5. Et Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi. Igas kristlases on püha vaim ja see kingib meile selle armastuse. Ja see ei ole selline eufooriline tunne alati. Et ma tunnen, mul on liblikad kõhus. Oh Jumal, ma armastan sind nii väga. Ei. Teinekord sa pead hambad ristis püsti tõusma, ütlema, et Jumal, ma armastan sind ja ma lähen edasi. Ja kui me vaatleme ka neid usukangelasi Piiblis, nimetame need, Abraham, Mooses, prohvetid, Jesaja, Jeremiia, Uues Testamendis apostlid. Kas nad siis kaifisid Jumala lähedust niimoodi? Neil oli alati liblikad kõhus ja oh Jumal, sa oled nii tore. Pesen sind sinu armu sees siin vaikselt. Ei ole. Ma loen kohe teile Jeremiia raamatust ühe teksti, sest nad olid ka kõik tavalised inimesed, kellel olid depressioonid, nad olid isegi vihased Jumala peale, ütlesid, et ma ei taha, mul on kopp ees, ma ei jaksa seda asja enam teha, aga nad ikkagi järgisid Jumalat. Võite pöörata Jeremiia raamatusse peatükk 20, salmid 7-8, 7-18. Mida rohkem Piiblit lugeda, seda parem. Sellepärast ma loeksin terve selle Jeremiia halina ette. See ongi selle paragrahvi pealkiri, Jeremiia halin. Nii, Jeremiia 20, 7-18. Ja siin räägib Jeremiia niimoodi. Sa valmistasid mulle pettumuse, issand, ja ma olen pettunud. Sa oled minust tugevam ja võitsid. Ma olen iga päev olnud naeruks, kõik pilkavad mind, sest iga kord, kui ma räägin, pean ma kisendama. Ma hüüan, vägivald ja rüüstamine, sest issanda sõnad on saanud mulle igapäevaseks teotuseks ja pilkeks. Aga kui ma mõtlesin, ma ei taha enam mõelda tema peale ega rääkida tema nimel, siis oli mu südames nagu põletav tuli. Suletud mu luudesse liikmetesse, ma nägin vaeva, et seda taluda, aga ma ei suutnud. Sest ma olen kuulnud paljude laimu, ähvardust kõikjal. Andke üles, anname ta üles. Kõik mu sõbrad luuravad mu vääratust. Vahest ta laseb ennast tüssata, et saaksime teda võita ja temale kätte tasuda. Aga issand on minuga otse kui võimas kangelane. Seepärast komistavad mu jälitajad ega suuda midagi. Nad jäävad suurde häbisse, sest neil ei ole tulemust. See on igavene häbi, mida ei unustata. Väged issand, kes sa katsud õige läbi, kes sa näed neerusid ja südant, lase mind näha, et see neile kätte tasud, sest ma olen sinule avaldanud oma riiuasja. Laulge issandale, kiitke issandat, sest tema päästab vaese hinge kurjategijate käest. Neetud olgu päev, mil ma sündisin, päev, mil ema mu sünnitas, jäägu õnnistuseta. Neetud olgu mees, kes tõi mu isale sõnumi, öeldes, sulle sündis poeglaps ja teda väga rõõmustas. Selle mehe käsi käigu nagu linnadel, mis issand kahetsemata segi paiskas. Kuulgu ta hädahüüdu hommikul ja sõjakisa keskpäeval, et ta mind ei surmanud ema ihus, et mu ema oleks olnud mulle hauaks ja ta üsk oleks jäänud igavesti rasedaks. Mis pärast ma olen välja tulnud ema ihust nägema vaeva ja muret nõnda, et mu päevad lõppevad häbis. Aamen, oleks natuke veider öelda seda taha. Aga panite tähele? Jeremiia, me näeme prohveteid kuidagi suurte tegelastena, tähtsad mehed, Jumalale nii ligidal. Ja ta ütleb siin, et ma ei taha enam Jumala nimel rääkida. Oli vaja mul sündida, siis parem oleks see, ma ei oleks üldse sündinudki. Oleks võinud ema üsas ära surra. Prohvet räägib sellist juttu, kes on eriliselt Jumalat kogenud. Jumal on otse temaga rääkinud, verbaalselt isegi. Ja ta ütleb, et tal on depressioon, ta ei taha elada, kõik on metsas, ma ei viitsi enam Jumala sind teenida. Aga pange tähele, mida ta ütleb siin salmis 9. Et siis, kui Jeremiia on hädas, ta ütleb, et aga kui ma mõtlesin, ma ei taha enam mõelda tema peale, see tema on issand, ega rääkida tema nimel, mis siis juhtub? Siis oli mu südames nagu põletav tuli.
suletud mu luudesse liikmetesse. Oled sa seda kogenud? Sa oled väsinud, hüüad Jumala poole, ta ei vasta. Mõtled, no miks ma käin siin kirikus, on seda vaja, siis nii palju lihtsam on maailmas elada. Aga miski sinu seest tõmbab sind tagasi. Ma usun, et meil kõigil on vähemal või suuremal määral see kogemus, nagu Jeremial on. Me ei taha Jumalat teenida, me tahame vaielda, ütleda, et ma ei ole sellega nõus, teisega, sa ei tule mulle ligidale, miks sa oled nii kaugel? Me ütled, et nii, nüüd ma lähen minema. Aga sa jääd ikkagi paigale, sa jääd ikkagi teda otsima, sa jääd ikkagi talle ustavaks, ikkagi sa palvetad tema poole, ikka sa hüüad appi. Ja ma leian, et see on see fundamentaalne muutus, mille Jumal meie alusväärtustes teeb, et meie sisse on pandud see seletamatu armastus tema vastu, mis kuidagi tõstab meid ülesse. Ma ei tea, kuidas see toimub, ma ei tea, miks see täpselt nii toimib, aga ma usun, et need, kes on natukene kogenud seda, võivad nõustuda minuga. Et miski meie sees ikkagi paneb Jumalat otsima, kui me oleme kõige suuremas augus ja põhjas. Kohe lõpetan. Ma panin siia niisuguse küsimuse kirja, et kuidas siis tunda Jumala lähedust? Ma küsiksin vastu, et kas alati peab tundma Jumala lähedust? Ma ei leia piiblist mingit käsku, et sa pead alati kogema teda tuntavalt. Aga on käsk parandada meelt ja uskuda. Paranda meelt ja usu. Ma leian, et me teeme teinud elu nii keeruliseks endal. Me muretseme nende detailide üle, et kuhu tööle minna, kellega abielluda, mis kogudus, mis sõbrad, mis suhelda, kas Jumal on ligidal, kas ma olen kristlane, pea on küsimusi täis. Aga meil on lihtsalt üks lihtne, konkreetne nõue kõigile. Paranda meelt ja usu. Punkt. Paranda meelt ja usu. Pane need põhiasjad paika. Ja põhiasjad ongi, et meeleparandus ja usk. Ja kui sa elad meeleparanduses, nimetad patu patuks, palud andestust, näed vaevad teha seda õiget asja, siis kui lihtsalt lihtlabaselt öelda. Hoiad oma usku Jeesus, ütled, Jumal, ma usun sinusse, Jeesus, ma usun, et sa surid mu eest ja ma usun, et sa tõusid surnuist mu eest. Hoiad oma usku tema peal, siis kõik loksub paika. Kellel varem, kellel hiljem, aga põhiasjad on paigas. Nii et teeme siis seda praegu. Parandame meelt ja usume. Ja usume, et Jumal lahendab lõpuks meie asjad ära. Sest et ülimalt on meile siis kõigile garanteeritud parim lahendus. Meie, kes me hoiame oma usku Jeesuses. Aamen. Ma palvetan, siis võime laulda ja tänada. Jumal, me täname sind, et sinu tõotused on jah ja aamen. Me täname sind, et sinu plaan on suurem ja kuigi me alati ei saa kõigest aru, siis me teame, et sina ikkagi tegutsed ja sa oled meil ligidal. Sa oled oma sõnas ju öelnud, et sa oled alati meiega maailma ajastu lõpuni. Ja aita meil uskuda seda. Isegi kui me ei tunne seda, siis aita meil uskuda, et sa oled meiega. Aita meil aktiivselt meelt parandada, pöörduda oma pattudest, otsida aktiivselt sind, nõuda sind ja nõuda ka neid kogemusi. Ja ma palun, Jumal, et sa kingiksid neid hetki, neid lähedasi hetki sinuga koos, kus me teame, et sa oled meie kõrval, sa vaatad meie üle, sinu armulised käed on meie peal. Ja meil on see seletamatu selgus, et kõik saab korda. Ma palun, et üle selle kingi meile parandust ja usku. Ja aita meil jääda sulle ustavaks, isegi nendel hetkedel, kus me oleme sinust kauged ja me ei tunne midagi. Pane meie sisse see suurem armastus sinu vastu ja aita meil tegutseda just sellele tuginedes. Jumal, ma palun, et sinu tõde võiks jääda meie südamesse ja et see tõde võiks vilja kanda. Palun aita. Amen. Meil on ka eestpalve võimalus siin laulmise ajal, et taha läheb 2 eestpalvetajat, silt on näha eestpalvetajat, kui sul on mure, terviseprobleem või sa tahadki paluda Jumala lähedust, siis võimalus on olemas.